põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 6. mai aasta 2025. Väljas on suur kevad. Vihmad kahjuks ei lase põllul palju tööd teha, aga õnneks meil on palju talivilju ja need on väga ilusad. Ja täna vestluse teemaks on meil maheviljelus, kõik sellega seostuv arengud ja võimalused, kuidas sellel aastal siis asjad lähevad ja olemegi külas siis Toomas Talinurmel, kes on siis maheviljeleja Raplamaalt siin Velise valgukandist. Tere, Toomas! Tere! Meil täna vestlusringis veel siis Sten-Erik Lepp, kes on Baltic Agro maheviljeluse tootejuht. Tere ka minu poolt! Ja Ene Kiutsu, kes Baltic Agro täiendväetiste poolt oskab siis maheviljelejatele midagi soovitada. Tere! Ja mina siis Margus Ameerikas Baltic Agro arendusdirektor. Ja sissejuhatuseks siis palungi, Toomas, tutvusta kõigepealt ennast, sest üle Eesti kõik võib-olla sind veel ei tea, aga nüüd saavad siis teadma, et kuidas maheviljelejatel läheb, et mis aastast alustasid ja millega alustasid ja räägi lühidalt. Tere minu poolt, et alustasin 2003. aastal, isaga koos pidasime lihaveisekasvatust aastast 2010. Olen nüüd üksi siis põllumajandusettevõtet edasi vedamas ja 2021 siis lõpetasin lihaveised ära ja läksin teraviljakasvatuse peale üle. Räägi hektaritest ka. Hektarid on 200 omandis, 200 rendis, kuskil 400 hektaril. Ja millest alustasid? Olen algul esimestel aastatel hästi palju tuli, ütleme, panustasime rüüpsi peale. Aga hektarid? Hektareid oli kuskil, ütleme, esimestel aastatel oli 150 hektarit rüüpinda ja nüüd on järjest nagu rohkem läinud. Et sul ei olnud sellist 10 hektarist alustamist? Ei olnud, Aga miks siis loomakasvatuse lõpetasid? Sul olid lihaveised? Jah, aga ütleme, et isegi lihtsalt see töömaht ja see asi läks üle jõu ja ei olnud võimalust savised, pehmed pinnased, 180 lihaveis, töömaht oli täiesti, lihtsalt ühe inimese jaoks oli see täitsa võimatu ja ütleme, rahaliselt ei olnud võimalik abijõudu palgata, et täiskohaga, et see üle mõistuse palju töö. Kas siis ka liha hind oli tollel ajal väga madal, et siis lõpetasid või see ei olnud nagu Jah, ega selles mõttes käibed oli ikka, numbrid olid väga väiksed, sest ütleme 90% käibest moodustas toetused. Aga kas täna on nagu liha hind parem? Tänasel päeval jah. Nüüd nagu võiks loomad jälle olla või? Ei, tead, kui ükskord on need lõpetanud, siis enam tagasi ei tule selle asja. Aga ma mäletan, sa ütlesid, et nii kaua kui sul loomad olid, nii kaua oli põldu ka suhteliselt normaalne pidada ja tulid korralikud saagid ikkagi tänu selle orgaanilisele väetisele. Jah, aga et vaata nagu kahte asja korraga, siis see tööde ajastus ja kõik see sama asi, et nagu ühele inimesele, et ütleme mahepõllumajanduses 400 hektarit ja loomi ja 180 loome, lihtsalt see käib üle jõu lihtsalt. Aga ma tuletan ka meelde, et sinu käes on ka maherüpsi saagi rekordviljelusvõistluselt 2,4 tonni hektarilt aastast 2021 ja seda ei ole niisama lihtne saada, mõni mees ei saa tavatootmiseski sellist tulemust, et see oli ju väga huvitav fakt, et kas see oli üks karjamaa, mis oli loomade all olnud 30 aastat ja siis pigem, ta oli jah ristikune karjamaa ja siis aasta ennem seda proovisin seal kaera kasvatada. Kaera saab täiesti hukkus, kuna lämmastikku vist oli maas liiga palju ja siis sai sinna kaera peale pandud rüps. Nii et kui mitukümmend aastat maa on puhanud, sinna on kogu aeg loomade sõnnikut kukkunud karjatamisega ja siis veel üks haljasväetise aasta ette, siis on võimalik ka selliseid kõrgeid saake saada. Jah, ja ütleme, et kuna ta oli ennem ristikupõld, siis oli kaerapõld nagu umbrohtum, see oli ka täiesti null, et täitsa puhas maa oli, et paljude jaoks oli see täitsa uskumatu. Aga me vaatasime ka sinu mulla analüüse nüüd sinu põldudest ja vaatame, et sa oled suhteliselt hästi osanud mulla happesust hoida, et ainult veerandit põldudest, kus on alla 6 pH, et sul käib siis regulaarne lupjamine, ma saan aru, et
et jah, mõned aastad tagasi alustasime sellega ja ütleme, Raikküla karjäärist on praktiliselt kõik maad on korra, ütleme 4 tonni paekivisõelmetega läbi käidud, et ja noh, mina leian, et see on jah, päris hea tulemuse andnud. nii et jõuab ringiga mõne aasta pärast kõik põllud ära teha ja siis juba happesusega probleeme pole. Noh, võib-olla nüüd ongi, et need kogused ei pea enam nii suured olema, et nüüd võiks teha siin, ütleme, 2 tonniga ja et enam ei ole niisugust vajadust. Aga samas siis fosfor ja kaalium on ikkagi väga madala sisaldusega, ma vaatan su mulla analüüsidest, kaalium on eriti, et seal on pooled põllud on madalad sisaldused ja pooled on väga madalad, et keskvist nagu polegi sisaldust ja fosfor siis samuti, et madalad ja väga madalad, et siis peab nüüd leidma lahendusi, et seal üldse midagi saaks kasvatada, siis kui sõnnikut enam ei ole, siis tuleb alternatiiv otsida. Jah, et vaata, me hästi palju oleme teinud allakülve, et kui külvasid vilja ja panid ristiku allakülvi ja nüüd ma olen kui eelmisel aastal tuli mõne põllu peal ristik tärkab ja mõne põllu peal on täiesti 0, et isegi seal oli piisavalt aineid, et see ristiku taim suudaks ellu jääda, et noh, et selles et tulebki nende mullaproovidel otsa vaadata, et mis valesti on. Räägi mõne sõnaga külvikorrast, mis kultuurid sul peamised on praegu siis? Kuskil 100 hektaril kasvatan talinisu, 100 hektaril ernest, 100 hektaril kaera. 3 põhikultuuri, siis on sinepit, ütleme tänavaste rapsi ei pannud ja siis on 30 hektarit suvinisu ja siis natukene tatart. Varasemalt aastal oli tatart rohkem, seda oli nagu lihtne turustada, nüüd tänasel päeval on see turustamisega suhteliselt raske, et ei ole lihtsalt tahtnud seda peavalu endale juurde võtta. Aga kuidas siis Eestis üldiselt on läinud? Küsime vahepeal, Sten-Erik, sinu käest mahetootmine Eestis ja mujal maailmas, et kuidas siis võrdlus nüüd oleks, kuidas mahetootjatel läheb? No kui viimaste aastate statistikat vaadata, siis tegelikult Eestis mahepinnad on vähenenud. Kui me vaatame nagu kogu mahepinda, siis me ei räägi suurest kukkumisest, räägime 1%, aga kui me nii-öelda läheme spetsiifilisemaks ja jälgime võib-olla siis meid kui Baltic Agrot kõige rohkem huvitatavat, siis jälgides teravilja, kaunvilja ja rapsi-rüpsipinda, siis tegelikult see kukkumine on olnud päris suur, me räägime 10%-lisest vähenemisest. See on nüüd viimase mõne aastaga? See on nii-öelda 24 saagi eel siis. See kõrgem tase oli kuskil 2022 siis või niimoodi? Jah, 22 oli see mahepind circa 67 000 hektarit, siis nii-öelda meie vaadeldavad kultuurid. Ja tänaseks ta on 60 000 kukkunud. Et see on siuke külvipind, et koristuspind võib isegi väiksem olla? Jah, täitsa võimalik, et siin koristuspind on circa, ma arvan, 50 000 hektarit. Et kas võib selle järgi ka siis öelda, et meil põhiline probleem maheviljeluses ongi see, et me saaksime rohkem kaubanduslikku toodet sealt põldudelt ja eksportida ja saada sissetulekuid, mitte ainult külvata ja koguda toetusi? No absoluutselt, aga ütleme nii, et siin mis seda olukorda kindlasti nagu mõjutab, on võib-olla see, et mismoodi see nii-öelda 22 aasta lõpuga alanud kriis on nagu mõjutanud, et kui meil nii mõnigi mahevilja hind oli samal tasemel, mis tavavilja hind, siis ega sealt tuli ka, ma arvan, see initsiatiiv mahetootjatelt, et miks lõpetada, et kui sa nii-öelda mingit preemiat oma mahevilja kasvatamise eest ei saa. Aga täna jällegi siis hinnad on sellised, kus juba tasuks jällegi mahedat kasvatada? Täna kindlasti julgen öelda, et me oleme nagu tänaseks selles kriisis nii-öelda taastunud, et pilt maailmas tegelikult näitab ka seda, et kus mahepind suureneb, mahetoodete müük kasvab ja et tõsi jah, et meil siin lähiümbruses
need mahepinnad küll vähenevad, aga see on ka seletatav lihtsasti sellega, et meie see protsentuaalne mahepind on oluliselt kõrgem kui nendes piirkondades, kus ta nii-öelda kasvab. Kõrgemalt tasemelt veel kõrgemal on raske minna, kui madalalt alustada, jah. Et mis see ligikaudu praegu võiks olla selline hinnapreemia tavaviljaga võrreldes? Kultuuriliselt erinev, aga hernel kaeral on kuskil 130–140 eurot see preemia, mis makstakse mahedas rohkem. Kusjuures huvitav on see, Toomas küll ütles, et tal rüpsi sellel aastal ei ole ja ega ta ei saanudki seda otsust hinna pealt tol hetkel teha, sest sügisel tuli see otsus teha, aga täna me tegelikult naaseme nii-öelda normaalsetele maherapsi rüpsi hinnatasemetele, mis siin mitu aastat tagasi tegelikult oli üsna tavapärane, ehk siis me räägime tegelikult sellisest 700-sest hinnast. Et siin viimastel aastatel me olime kaugel sellest ja täna selline preemia tava rapsiga võrreldes on circa 250 eurot tonni kohta. No, aga kõige suurem ikkagi on kaer, sest meil ju Eestis pool kaerast on ju mahekaer. Täna võib-olla see suhe on isegi nagu vähenenud, ma võib-olla julgen öelda, aga selles mõttes nii-öelda mahedest kasvatatavatest teraviljadest ja kaunviljadest on kindlasti kaerapind kõige suurem, et ta on selline 25–26 000 hektari peal siin aastate lõikes olnud. Aga kas siis on ju niimoodi, et mida suuremad on kogused, seda rohkem me saame kasutada laevu ekspordiks, laevaga välja veetav kaup on suhteliselt väikse transpordikuluga, et kui me siin rapsi-rüpsi peame vedama veoautodega Saksamaale, siis laevaga tuleb see transport palju madalam kuluga ja sellepärast siis ka see põhjus või? Absoluutselt, selles mõttes, et seal võib selline transpordikulul olla täitsa selline pool erinevust, et kui me räägime siin rapsist-rüpsist, siis võite ette kujutada, kui palju näiteks siin Saksamaale selle transportimine mööda maad on, et lisaks sellele transpordile tegelikult tihtipeale lisandub ka pakendamine. Et sellised kulud selliste väikeste koguste transportimisel on ja teinekord laevaga välja vedades siit Eestist me räägime poole väiksematest kuludest. Alles eelmine nädal sa tegid ühte laeva ju? Jah, just lõpetasime nii-öelda viimase laeva laadimise, milleks siis seekord oli meil mahe Ernes. Tänaseks laod on tühjad. Kui suur kogus ja kuhu läks? Kusjuures siin ongi nagu huvitav võib-olla mainida seda ka, et mis me oleme siin Baltic Agros viimastel aastatel võib-olla rohkem proovinud teha, on, et me kasutame nii-öelda võimalust tavaosakonnaga koostööd teha ja me teeme nii-öelda kombineeritud laevu, et siis ühes laevas on nii mahevili kui ka tavavili. Seal on omad riskid, aga just eripunkritest ta nii-öelda siit Eestist minema läheb. Ja tänu sellele tegelikult me veel omakorda saame nii-öelda suuremaid laevu müüa ja see transpordi hind selle võrra väheneb. Mis need sihtriigid ikkagi oleks, kes ostavad meie mahekaupa? Ta on aastalt tegelikult on mingisugused põhiriigid, aga mõne variatsiooniga, et ega meil siin Skandinaavia on üks põhisuund, Taani, Soome, Norra, siis kui vaadata lääne poole, siis Saksamaa kindlasti, Hispaania. Väike Euroopa, Lääne-Euroopa rikkad riigid, kes on maksujõulised ja võivad endale lubada kallimat toitu. Kas üle ookeani läheb ka või? Jaa, üle ookeani nüüd iga aasta ei ole eksportinud, aga selline iga teine aasta Ameerika Ühendriikidesse liigub ka meilt kaupa. Lühidalt mõne sõnaga, kus siis üldse mujal maailmas veel mahetoodangut? Kas oli nii, et sa ütlesid, et pool mahetoodangust toodetakse Austraalias või? Ma nüüd ei tea, kas pool mahetoodangust, aga üle poole kogu maailma mahepinnast on Austraalias. Et see oligi väga huvitav statistika, et tegelikult sealt joonistus välja ka see, et Euroopa on siis järgmisel kohal. Kui me üldse räägime
kogu mahepinnast maailmas, siis me oleme circa 100 miljoni hektari juures selle mahepinnaga, pisut alla ja 53,2 on see Austraalia mahepind. See on väga suur pind. Ja Euroopa järgmisena on seal pisut alla 20 miljoni hektari. Ja huvitav aspekt võib-olla on see, et kui maheturuna kõige suurem on Ameerika Ühendriigid, siis reaalselt seal tegelikult see mahepind on nii-öelda mandrite pildis kõige väiksem, 3,3 miljonit hektarit. Eks siis neil on ilmselgelt suur impordivajadus. Ja. Aga räägime enne siis ka taimede toitumisest, sest loodusseadused kehtivad nii tavatootmises kui mahetootmisel ühtemoodi, ainult et tooted on erinevad ja taim tahab ikkagi saagi moodustamiseks mingeid toitaineid saada, et kust siis ja mida ja räägi natuke sellest teooria poolest meile. Ja sul on täitsa õigus, et ka maheviljeluses ka taimed ilma taimetoitaineteta ei kasva, mida vähemalt nad võivad võib-olla kasvada, aga nad ei anna korralikult saaki. Et siin oli just juttu, et siinse piirkonna põllud on praegu hetkel vaesed fosfori ja kaaliumi poolest põhitoitelementidest. Mikroelementide kohta me ei oma praegu päris head teavet, et kuidas nende tasemed mullas on. Aga võimalusi kindlasti on mahetootjatel päris palju tänaseks neid defitsiite korvata ka põhitoiteelementide osas, et üks on muidugi loomasõnniku baasil väetised ja on ju neid orgaanilisi väetisi muidki, et siin meiegi oleme aastaid siin toonud Hollandist, Memonist need Monterra väetised, kus on erinevad NPK suhted, on siis kõrge fosforiga seal olemas, on kõrgema kaaliumiga, kõrge lämmastikuga ja siis kaaliumi andmiseks on neid võimalusi võib-olla isegi rohkem kui fosfori andmiseks, et ega tavatootjad, sa ütlesid, Margus, et on teised tooted, aga tegelikult väga paljud tooted on ka tavatootjate poolt kasutatavad samad tooted. Et näiteks kaaliumi puhul kas või võtame need kaalisaltsi mineraalväetised, kaalisopp või patentkaali, seal on kaalium, väävel, magneesium, siis kaalisopp, väävel ja kaalium, siis on lehe kaudu pritsitavad kaalisaltsi väetised, mida väga, väga suures mahus kasutavad tavatootjad, näiteks magneesiumsulfaat, epsotopp või magneesiumsulfaat seal mikroelementidega, tsingi, mangaaniga, kombitopp. Nüüd on ka neil üks uus toode, kus on ka vask veel lisatud, et on see epsoprofitopp, kus on siis väävel, magneesium, tsink, mangaan, vask, kõik olemas. Et eks mahetootjad peavad ka, reeglid on ju samad ja põhimõtted, et kõige tähtsam selle juures on see ajastus. Ja ma ütlen, et mikrode andmisel üksi võib-olla seda efekti kindlasti ei ole, et kui see muld on ikka põhitoitelementide poolest vaene, siis tuleb ikkagi leida see võimalus vähehaaval seda olukorda parandama hakata. On see siis sõnnik või on see siis mõni orgaaniline väetis või mineraalne. Sinagi ütlesid vist siin, kui meil jutuks oli, et sul on plaan siin hakata kornkaaliga. Kornkaali on ka muide lubatud, et see on küll põllupool ju laialdaselt kasutusel, aga kornkaali on lubatud ka maheviljeluses. Et vahe on siis lihtsalt selles, et mis on keemiliselt rikastatud, need ei ole lubatud, aga kui sa kaaliumi tooraine lihtsalt kaevandad ja jahvatad ära, siis ta lubab. Jah, need kaalisaltsi tooted on ju enamikus kõik maheviljeluses lubatud, Saksa ettevõtte see kaalisalts. Et ma arvan, et neid võimalusi on ja tegelikult alustada tulebki ikkagi sellest mulla pärandamisest, ja ega ütleme, osad sellised tooted on ju ka veel olemas, mis aktiveerivad mullas oleva selle mikroorganismide elu seal, et need ka aitavad siis sealt tõmmata veel kuskilt mulla mineraal, ütleme seda, mida võib-olla mullaanalüüs hetkel ei näitagi, et vaikselt hakkab lahustama sealt mulla mineraalosast fosforit, kaaliumi tänu nendele mikroorganismidele, kas või seal see biospektrum või neid võimalusi on, aga kõige tähtsam on see, et
mis meil on vaja, kui me külvame. Me tahame, et see taim tärkaks ühtlaselt, et ta võrsuks korralikult, et juurekava oleks korralik ja seal peab juba siis lähtuma sellest, et mis toitelemendid midagi mõjutavad, et fosfor on ikka ülioluline, et ilma fosforita nii juurdumiseks, ma ei tea, üldiseks arenguks kogu kasvuperioodil, õitsemiseks, viljumiseks, kõigeks on fosforit vaja ja kaalium samamoodi seal esiteks juba ma arvan, et see taim ei seisa püstigi, kui tal kaaliumi ei ole, et on nagu näiteks lämmastikuga ühekülgne seal väetamine või ja üldse kuivaine moodustamiseks, saagi kvaliteediks, ka põuale vastupidamiseks, et kui siin rääkida stressist, et siis me teame, et see taimi ju kimbutab küll põua, küll liigniiskuse stress, küll temperatuuri stress ja üha rohkem, mida aasta edasi. Et tavaviljeluses on ka kasutusel hakatud kasutama järjest rohkem neid nõndanimetatud taime biostimulaatoreid, aga on olemas täiesti ka maheviljeluses need lubatud tooted, nii et seal samamoodi, et küll on nad merevetika baasil, küll amiinohapete baasil, neid nagu jagub. Ja mikroelementide andmiseks, kui ütleme, muld on enam-vähem juba, NPK on seal enam-vähem tasakaalus, siis kindlasti see on nagu ütleme täpp-iile veel, et mikroelemente siis pritsida lehtede kaudu ja see õige ajastus on kõige tähtsam, et taimel oleks ikkagi, teraviljadel, kui rääkida, siis võrsumise ajal oleks ikkagi vask, tsink, mangaan olemas ja võrsumise ajal. Tuletame meelde seda 4 õige reeglit, et õiged taimetoitained õigel ajal, õigesse kohta ja õiges koguses. Just. Kuidas, Toomas, sina, ma ikkagi jälle hüppan selle teema juurde, et sa rääkisid, et nii kaua kui sul veised oli enam-vähem korralikud saagid, mida sa pead silmas selle korraliku saagi juures, sa ütlesid siin isegi 6-7 tonniseid saake said. Jah, et on olnud, ütleme, nisupõllult, kus 7-meetrise põllu pealt aidakaalu saadud 49 tonni, et oli jah, et aga pikaajalised ristikumad ja vahetult enne seda külvasin rüpsi ja eks see üks esimesi aastaid tuli hirmus ohakas sisse, ma randaalisin selle rüpsi sinna alla ja siis nagu eelmise aasta haljas väetisena praktiliselt järgmise aasta saagiks. Kuna ta oligi siuke hästi küla keskel ühe põllu peale, ta läks täiesti ütleme ohakat täis ja mõtlesin, et ma ei julge seda endal seal paljundada ja lihtsalt närvitas üles ja randaalisin selle sisse ja teistpidi nüüd sain selle rüpsisaagi järgmine aasta taliviljana tagasi kõik. Aga nüüd, kui loomi enam pole, et oled sa siis nüüd ka juba vaadanud, kuidas nüüd asendada? Jaa, nüüd isegi, ma ei tea, kas ma nüüd täna aasta saan, aga plaan on äkki tuua silohernes sisse ja ütleme, et nagu sügisel peale koristust äkki oleks kohe mõistlik näiteks panna silohernes peale, siis jääks ütleme umbrohu tapmine ja et nagu ma kasvataks sügised on hästi pikaks. Ailas väärts vahe. Ja et panna kohe näiteks, võib-olla oleks nagu, ma ise kindlasti mõnel hektaril tänavast katsetan seda, et mitte ei lähe randaaliga peale koristust peale, vaid läheb kohe külvikuga otse ja panen näiteks herne sinna peale, siis mõned kaerapõllud kindlasti teen niimoodi. See peaks olema siis kuskil augusti keskel, et väga hilja enam ei jõua hernes kasvada. Üldiselt on, ma ei tea, elu on näidanud, et sügised on hästi pikaks veninud ja ütleme, me oleme ka seda reeglit hoidnud, et me ei hakka ennem kündma, kui me oleme nagu künnipõhise harinemise peal. Ennem kündma ei hakka, kui esimesed öökülmad on üle käinud. Muidu läheb liiga umbrohtu. Aga paraku see vahest on nii, et me alustame sügiskünniga novembris või siin detsember on meil tavaliselt. Osad künnid jäävad ka kevadeks? Väga vähe, et oli siin 3 hektarit oli tänavast, aga muidu on kõik on ikkagi sügiskünnid. Aga siis Ene luges terve rea tooteid, mida maheviljeluses on lubatud, et oled sa neid ka kasutanud? Jaa, ma olen siin ütlema 3. aasta. Nüüd, kui on taimekaitseprits on endal olemas, kasutan kaaliumsoolasid, olen magneesiumit kasutanud, siis on või mangaani ütleme ja siis Setem Growd ja et olen suksed erinevad ja ise olen täheldanud, et kui nagu silmaga väga erinevust ei ole, et olen jätnud mõned
põllu peal näiteks mõne kolmnurga pritsima, et vaatame, kas seda vahe on, no siis ütleme, kui klorofilli on mõõtnud, siis on ikkagi kolmandiku võrra erinev, kuigi silmaga otseselt vahet ei tee, aga ikkagi mingisugune mõte on seal sees ja arvutuslikult ütleme, kui agronoom ütleb, et siis see vähemalt 500-kilone saagi erinevus, aga vaata siukest, ta ei tee sul konkreetselt seda piiri, aga ikkagi tegelikult see tulem on olemas ja kui sa kulutadki siin 30, 40, 50 eurot hektari kohta ja saad seda 500 kilo rohkem saaki, et ma arvan, et seal on ikkagi mingisugune mõte on sees. Et põhieesmärk on ju selles, et saaks korralik, tugev, tuumakas tera, et mis see maheviljeluse põhiprobleemid ongi, kas ongi see, et on väga kõlujad terad või kuidas me kokkuostul neid piiranguid vaatame, et ma mäletan, sa ütlesid ka ju, et sul oli teatud kaerapõld, kus oli ligi 4 tonni hektarilt saaki, aga pärast, kui läbi sorteeri või sa õigemini vist tegid hoopis kombainiga, pani tuult juurde. Jah, minul oli siukene, et tuli 4 tonni saaki, kui esimene kooram kuivatis ja mõtlesin mahukaalu ära, vili oli suhteliselt kuiv, mingi 15% niiskusega ja siis 400 oli mahukaal, et ma sain aru kohe, et mul ei ole sellega mitte mingit turgu minna, kuna ütleme kuivati mul on välitingimuses kõik ühe platsi peal, üks kultuur korraga ja siis puhastan platsi ära, teen järgmise ja et mul ei olnud ka hoiu kohta, kus ma saaksin seda kuskile panna, siis võtsime kätte, et panime kombainile tuult juurde. Nisuseades selleks kombain põhimõtteliselt, nisutuuled ja need asjad, kuigi modifitseerisime neid kaera seda, ütleme, seadistust, aga praktiliselt nisuseades selleks ja siis saime mingi 2 millegiga tuli saavikust, aga meil oli võimalik kohe see turgu materjal. Põhimõtteliselt kombain puhus tagant üle selle kõlujaama tera ja see kõlujaam tera oli sul siis pärast nagu haljas väetis. Jah, selle rantaalisime sisse sinna ja et ega väga tihe see kaeraoras tuli, aga meil oli lihtsalt meil tekkis see võimalus kuskilt raha kätte saada, sest et ütleme, ega müüa seda kraami ei oleks olnud võimalik, kui oleks kõik selle ära korda. Kui oleks sorteerist läbi last, siis võib-olla oleks saanud jahimestele müüa või kuskile, aga see oleks ka jälle siis nõudnud sellist eraldi hoiu kohta. Jah, ega see kõik on nagu lisatöö ja vaata, see maheviljeluses ongi, et ütleme, et meie jaoks on ju see sügis, ütleme augustikuu on kõige raskem üle elada, sest et praktiliselt on siukseid aastaid on, kui see 300 hektarit teravilja on koristatud, mul on panen kuivati seisma ja siis laekub esimene maheteravilja arve, et tegelikult väga raske on seda aega üle elada, et sul igapäevaselt on 3 tonni kütust kulub ja kõik siuksed asjad. Räägi Sten Erik, mis need peamised probleemid meil on just vastuvõtul või kokkuostul, kas mahumass ongi üks peamiseid või on seal veel, ma olen kuulnud need mükotoksiinid, tonnid ja mis seal kõik veel piiravad ja jah, kui me kaerast räägime, siis kindlasti eriti eelmise aasta näitel mahukaal arvatavasti või mitte arvatavasti, vaid kindlasti oli kõige suurem murekoht, et kui siin natukene nii-öelda aastate võrdluses seda statistikat vaadata, siis kui meil üldjuhul selle mahukaaluga on selline 65–70% on nii-öelda probleemivaba, mis meil vastuvõttu jõuab, siis eelmisel aastal tegelikult see oli alla 40% oli probleemivaba, et tegelikult see mahukaal valmistas eelmisel aastal üle Eesti kõikidele probleeme. Aga siin kindlasti, nagu Toomas ütles, et kombainil oli tuul põhjas, et siin, ma arvan, siin on natukene seda teadmiste erinevust tootjatel, et oligi neid, kes võib-olla koristasidki 4 tonni hektarile, aga reaalselt seda suur osa oli nagu kõlu ja sorteerisid. No ja kui ta meile vastuvõttu jõudis, siis selline alla 400 mahukaaluga tegelikult paraku ei ole meil mitte midagi teha, et mahetoidukaerana seda ei mõju. See vastu ei võtagi siis? Ei. Seal oli kindlasti koormaid, mis läksidki lihtsalt tavasööda kaera vastu võtta. Sest et ütleme nii, et ega kui meie ekspordime mahekaera, mahetoidukaera, siis peame arvestama, et selline 540 peaks see mahukaal olema. Kas see läheb siis peamiselt toiduks?
lähebki toiduks. Et kui ta läheb tavaviljana, siis ta võib siis minna peenem tera sööda hulka siis söödakaerana. Jah, tavaosakonnas ostetakse ka söödakaera, et ütleme nii, et ka mahedas on söödakaerale turgu, aga seda on keeruline prognoosida, et kui palju seda on, et tihtipeale ongi, et toon kas või näite, et samamoodi see kaeravärvus, et me teame aastaid, kus ühel hetkel nii-öelda turul on aru saadud, et kaera napib, et siis on näha, kuidas tegelikult ostjad muutuvad oluliselt paindlikumaks. Aga paraku meie koristuse ajal mitte kunagi seda ette ei tea, et kui paindlikud on ostjad, kas nad on nõus seal ostma madalamat mahukaalu, kas nad on nõus ostma hallikamat kaera. Et see teave tuleb tihti siis, kui koristused on tegelikult tehtud. Kuidas ma olen kuulnud, Soomes on ikkagi see mükotoksiinide, see tonnide ja nende sisalduse probleem, kas see meil ka on? No me monitoorime tegelikult igal aastal seda alguses väga agaralt ja siis, kui me näeme, et pilt on hea, siis me nii-öelda ei näe põhjust igat koormat enam kontrollida. Sõltub ilmast palju? See sõltub ilmast, et meil tegelikult mitu aastat nüüd ei ole olnud mükotoksiinidega probleeme. Aga Soomes Soomes on see võib-olla pigem selline põhja-aastane mure ja aga jah. Aga kõlujamad terad, see on ju eelkõige siis see ongi probleem, et taimehaigused võtavad lehepinna ära rohelise ja taim ei suuda välja kasvatada kopsakamat tera, sinna varuaineid koguda, et me saame maheviljeluses siis ainult taimede parema toitumisega, et taim ise oleks tugevam, meil ei ole taimekaitsevahendeid, fungitsiide lubatud, et paremad leheväetised siis, mis taime tugevamaks teeks ja igasugused tooted, mis oskad sa veel midagi soovitada, et terad oleks kopsakamad ja Vaata, ühte sellist imevõtit, ma arvan, ei ole, et siin ongi paljude erinevate toitainete koosmõju, tingimuste koosmõju, aga ütleme, ma võin ainult seda öelda, et mis mikroelemendid võib-olla rohkem mõjutavad siis just, et kui nad on võrsumisfaasis nagu antud, siis tsink ja mangaan vaieldamatult ja eriti kaera puhul, et see teraviljade tundlikkus erinevate mikroelementide puudusel on ka pisut erinev, et mangaani puudusel on just eriti tundlikud kaer ja nisu, öeldakse, et tsingi puuduse suhtes on kaer, rugis ja oder väga, väga tundlikud. Et siis kindlasti, aga samas ma ei saa nagu öelda, et kui te midagi muud ei tee ja te pritsite tsingi ja mangaani gelaatidega või ZM-grõuga, C-grõuga võrsumise faasis, et siis see lahendab olukorra, et ikkagi ma tahan rõhutada seda, et suurem osa toitaineid taim omastab ikkagi mullast juurte kaudu, et me ei tohi ära unustada seda. Me võime nagu mingi aja saada, et kui mullas on mingid järelmõjud, võib-olla eelneva orgaanilise väetamise järelmõjud, need kestavad ka, eks ju, mingid aastad. Aga me ei saa nagu lõputult tühjaks tõmmata mulda põhitoitainetest, et me peame ikkagi tasapisi sinna ka, kas või väiksemate kogustega, aga igal aastal nagu natukene juurde andma. Ja sellepärast, et mikroorganismid, mikroelemendid, makroelemendid, et seal on need omavahelised koosmõjud ka, üks aitab teisel paremini imenduda ja vastupidi, et me ei saa nagu võtta, et on ainult mingisugused imerohud, mis toitainetest, mis seda mahukaalu nüüd tõstavad või siis jah. Taime tugevdavad. Jah, pea ju see pikkus pannakse ka paika, teada võrsumise ajal juba ja see, kui palju teri on ja et sellepärast on just oluline selles faasis tähelepanu. Aga Toomas ju ütleski, et tal on taimekaitseprits siin õue peal, kuigi ju taimekaitsevahendite kasutada ei tohi. Need põhimõtteliselt, kui sa sõidad ikkagi, kas sa sõidad kõik põllud üle, kas suve jooksul ühe korra? Ütleme, taliviljad olen 1 või 2 korda teinud, ütleme, kaerad olen üle teinud, aga ernest ei ole. Tänavast tahaksin nüüd erne ära proovida pooriga, et ei ole varasemalt teinud, aga siin on ka
on olnud, kus on nii kuumad ilmad ja siis lihtsalt agronoom on öelnud, et ära mine sellega ja siin 2 aastat tagasi ostsime suurema koguse neid kaaliumsoolasid paar euro alust ja siis see aasta jäigi need lihtsalt põllule panemata, kuna temperatuurid olid nii kõrged ja siis kuskil maalt ei jäänud enam otstarbekas. Aga neid saad nüüd kasutada? Need kasutasin eelmisel aastal ära, et tõin 1 aasta lihtsalt üle ja nüüd täna aasta teen ka mingisuguse plaani, aga mul on ma ikka nüüd päris kõik ööd ei tahaks nagu üleval olla, et üks pritsitäis 30 hektarit võib-olla õhtu jooksul ja proovin niimoodi hakkama saada, et aga ma tahan jutuga sinna jõuda, et need ajakirjanduses või meedias läbi kõlanud nagu väited, et näed, sõidavad pritsidega jälle, nad mürgitavad, siis tegelikult sa ju hoopis toidad taimi ja see on nagu selline vale põllumeeste nagu imitsi, ütleme kujundamine, kahjuks kaebamine lausa ju, ma ei tea, kui palju kordi siin me oleme ju kuulnud, helistatakse lausa sinna põllumajandusametisse, näed, sina tegelikult hoopis hoolitsed ju taime eest, et ta süüa saaks ja jah, aga see pigem on see teavitustöö. Mina olen näiteks oma kõikidele maarentnikele öelnud, ja olen viisakust öelnud, et ei ole vaja karta, et ma tulen, teen ja pigem on see kommunikatsioon, suhtlemine, et ma ju ei tee seda ja siis ikka, aga miks sa öösel teed, et ma ütlen, et aga saate aru, et taim lehe kaudu omastab, et ma ei saa päisepäeval, et see lihtsalt kõik ju aitub õhku, et ma ei saa sealt kätte, et ma tulengi õhtul hiljem ja ta on salaja teo. Jah, et aga tegelikult see ei ole üldse salaja, et ütleme, edelväetisid ja kõik asjad ongi mõistlik õhtul peale panna, ja siin on ikka, et aga mul mesilased põllus, ma ütlesin, et jah, et ega selles mõttes me teame neid ja et me teeme neid töid õhtul, aga et tegemist ei ole kemikaaliga, et ütleme ka kõiki on, ütleme, ma arvan, et ümberringi kõik majapidamised teavad, millega Toomas tegeleb ja ütleme, seal ei ole probleeme sellega. Väga hea kuulda. Aga meil on ju häid kogemusi ka mujalt Eestist. Toomas on siin kandi tubli tegija, aga kindlasti sa oskad ka mõne teise piirkonna kasvatajatest rääkida, sest me oleme juba aastaid ju maheviljelijatega koostööd teinud, et mõne teise toote ja teise piirkonna inimestest oskad midagi rääkida? No sa mõtled, et kas me oleme teinud võib-olla põldkatseid, sest me ju tavatootmises teeme palju põldkatseid erinevate väetamiskeemidega ja ka leheväetistega. Et eks me oleme siin aja jooksul teinud ka mahetootjate juures ja Raplamaal näiteks, ma ennem ei maininud, et ka maheviljeluses on võimalik kasutada sellist starterväetist, nii nagu kasutavad ju nüüd need tavatootjad üsna laialdaselt, et fosforit ja annavad seda starterfosforit, mis siis aitab, teadupärast ju fosforit taim ei saa kevadel jahedast mullast hästi kätte ja see aitab kaasa sellele, et fosfor oleks kättesaadav ja juurestik ja võrsumine oleks aktiivne. Et on see protamiin 714, näiteks Raplamaal on tehtud sellega mõni aasta tagasi katse ja just kaeral, et on kaera külviga siis antud, seal oli 35 kilo hektarile, nii et see on nagu otse nagu külvirea juurde. Ja sellega siis saadi ikkagi 310 kilo hektarilt enam saaki, muud ei tehtud midagi teistmoodi, ma praegu ei mäleta peast seda muud skeemi, kas seal midagi ka muud oli, et seda saab nagu vaadata. Ja mis me oleme teinud? Me oleme Maaülikooliga teinud aastaid siin erinevaid katseid, ka seemnetöötlusega, isegi ka just hernel põldual, selle biostardiga, mis on see mikroorganismidega seemnetöötlus saanud häid tulemusi. Tegelikult on üks pikem katse olnud Jõgeval aastast juba 2020 ja samal põllul, siis maheviljeluspõllul, seal me andsime nagu kuni aastani 2023 ehk siis 4 aastat järjest andsime samale põllule põhiväetisena andsime siis orgaanilist Monterra väetist kõrge lämmastikuga. Tol ajal oli see 10,71, praegu on meil 9,72 on see taoline väetis.
andsime 200, tähendab tegelikult 4 aasta jooksul kokku, ma võib-olla ütlen nii, et 4 aasta jooksul kokku andsime siis seda Monterra väetist kõrge lämmastikuga 900 kilo hektarile, igal aastal natuke, noh. Võib jagada 4 aasta peale nagu ära. Ja siis kaaliumsulfaati granuleeritud kalisoppi 590 kilo hektarile 4 aasta jooksul, siis igal aastal siis oma osa. Seal oli nii, et ta ei olnud täpselt ühesugune, et oli 200 kilo, siis 150 kilo, noh, 150-200 kilo vahel. Ja siis seal kasvasid sellised kultuurid. Esimesel aastal oligi kaer, sümfoni, siis saadi 1,4 tonni lisasaaki. Teisel aastal 2021 oli Talinisus Kaagen, selle enamsaak oli 650 kilo hektarilt. Kolmandal aastal 2022 oli põld Hernes, astronaute, noh seal oli 220 kilo. Ja 2023. aastal oli jälle kaer Kädi 800 kilo hektarilt, et nagu 4 aasta enamsaagid kokku, siis kõik need kultuurid olid 3,1 tonni. Noh, võrdluses kontrolliga, kus nagu ei pandud siis põhiväetist ega midagi ei tehtud muud, et puhtalt kontroll ja siis kalisopp ja Monterra, et noh, tegelikult noh, ütleme, et kõik need katsed, neid on tehtud siin palju, et on näidanud seda, et noh, kui sa ikkagi midagi panustad ja annad, siis tuleb tagasi ka. Tuleb ka lisasaagina tagasi, jah. Et me küll rääkisime, et me taimekaitset ei saa teha mahetootmises, aga meil on ju näiteks seemnete keemilise puhtimise alternatiivina on ju seemnete elektrooniline töötlemine. See küll ei ole veel praegu vist meil siin Eestis maheviljeluses lubatud, aga Saksamaal ta on lubatud ja me juba teist hooaega seda proovime siin, et loodame, et järgnevatel aastatel saame seda ka maheviljeletele pakkuda, et taimehaigusi likvideerida juba seemne pinnalt. Aga räägime siis ka selle aasta lepingute erispäradest, et kas meil on midagi erilist või mida sa sooviksid praegu, et kas põllumehed teeks juba praegu, paneks lukku sul neid lepinguid või kuidas see tendents üldse on, kas tehakse eellepinguid nagu tavatootmises või jäävad kõik ootama sügist, et korrivad saagi ära salve ja siis alles vaatavad ringi, kuidas see mahetootmises on? No tegelikult me pürgime sinnapoole, et kevadel juba võiks samamoodi nagu tavatootmise alustada lepingute sõlmimist, et ega see ostumüügileping ei pane mingisuguseid kohustusi müügiks tootjatele, et kindlustunne lihtsalt. Kindlustunne ja ütleme nii, et siis kui on nii-öelda see kiire aeg, et kui see asi on tehtud, nagu siis see mure on maas, et lisaks on see, et noh, meil tegelikult nii-öelda IT-süsteemidest tulenevalt on täna niimoodi, et kui põllumees tuleb oma koormaga vastuvõttu, siis see tegelikult see leping peab olema päev enne sõlmitud, et kuna meil on nii-öelda kontrollid süsteemis, siis selline nüanss võiks olla see, mida nagu meeles pidada, et tasub kevadel teha, see mingid kohustusi ei pane. Eraldi teema on nii-öelda vilja fikseerimine, mida igaüks saab ise kaaluda, kas sellel on jumet või mitte, et küll aga ma nii-öelda selle aasta nii-öelda kevadet võrreldes eelmise aasta kevadega saan öelda, et selle aasta me kindlasti näeme nagu suurt huvi ja ka tegutsemist sellel suunal, et päris agaralt on sellel aastal alustatud fikseerimisega. Mis kultuurid siis peamiselt? No, peamiselt nisu ja kaer, aga pisut ka hernest ja rapsi-rüpsi. Kuidas sinul, Toomas, on ka juba ka ette mingid lepingud tehtud või jätad sa kõik sügiseks? Mina vaatan nagu tasa ja targu, aga ma pigem vaataks selle ära, et kuidas nüüd üles on tõusnud, et ma julgeks võib-olla siis mingisuguse hinnangu anda, et ütleme mai lõpus, nagu statistika näitab, et eluaeg on mai lõpus kõige paremad hinnad on, et ma panustan selle peale. Ja siis on juba pilt selge ka pea. No ma mingisuguse, ütleme, kui ikka, ütleme sama, et kui see hernes või kaer ikkagi mai lõpuks üles ei ole tõusnud, no siis ei ole mõtet seda saaki lukku ka panna. Aga et sul ongi siis ka taliviljad ja suviviljad pooleks umbes? Ei ole, 100 hektarit on
talivilja, siis ikkagi 260 on täna muid kultuure ja tänavu aasta ma tegin veel siukse asja, et tegelikult oleks pidanud mõned maad puhkama minema, kus oli natuke umbrohu probleeme, aga ma otsustasin, et toetussüsteemid, ma ei saa nagu ütleme musta kesana või kunas hoida, et ma panen sinna maha ja mõned lihtsalt ma arvan põllud, mis kui nad tekivad umbrohtus, ma randaalin sisse. Ja täpselt proovingi seda varianti, et tundub, et proovin sedapidi puhkusega minna, et võib-olla näiteks võtan mingi 20 hektarit kõige umbrohusemaid herneid ja lihtsalt randaalin sisse. Nii et sa ikkagi näed praegu võimalust, et sa jätkad veel lähiaastatel selle maheviljelusega edasi, kas sul on mõtet ka laiendada või tahad sa samadel pindade? Ütleme, see 400 hektarit, ütleme, mina pluss üks tööline, see on tegelikult lagi mahedalt. Ta ei jõua, lihtsalt see ajastus on nii tähtis ja läheks kindlasti keerulisemaks, aga et kas ma tahan mahedani jätkada, eks nii mõtteid on siit sinna, et kalkuleerid ja vaatad ja et eks teeb natukene kadedaks küll, kui ma olen juba 3 korda tänavu aasta kõik maad läbi siin kultiveerinud ja umbrohtu tapnud ja siis naabrimees ei ole mitte midagi teinud ja ta põld on täiesti süsi. Just, kui tal on lisakulusid diisliküttele ja... Just täpselt, et vähemalt 3 korda maheettevõte võtab rohkem diislit kui tavaettevõte. Aga külvid on nüüd siis veel teha? Jah, 100 hektarit kaera sai nüüd 1 päevaga maha külvatud, et oli pisut pikem päev. Aga kas ta nüüd õige oli, seda ei tea. 2 nädalat on kaer maas, 3 väikest juurika juppi on otsas, sidu üles ajanud ei ole, midagi ta seal teinud ei ole, külmetab seal, mõtleb. Vast nüüd tuleb. Ja et nüüd ongi siin paari päeva pärast äkki see nädal teeb see 100 hektarit, paneb ennast maha ära, et maad on ette valmistatud, et ainult külv on. Väga tore, et mida siis veel nüüd teistele põllumeestele peaksime soovitama, et eks siis mõnel on kindlasti külvid veel võib-olla pooleli, et siis suviviljakülvid või et siis veel, viimane võimalus võib-olla, meil on veel midagi võib-olla veel varuks, et siin ma ei nimetanud ühte põhilist siukest mahetootmiseks võib-olla sobivat põhiväetist on see kanakaka baasil, mis siin Soomest tuleb, hea kvaliteetne graanul on see Fertilex 432, et seda meil veel siin natuke varuks on, et kes veel vajab midagi viimase hetke vajadused saame rahuldada, aga mis ma siis sooviksin? Ma sooviksingi võib-olla kõigile teadlikke otsuseid ja sellist edukat sõbralikku ilmataati ja head saagiaastat. Mida sa, Sten? Minu soov oleks see, et me sellel aastal ei näeks sellist keerulist ja pikka põuaperioodi. Nagu möödunud aastal oli. Nagu möödunud aastal. Tegelikult on 2 aastat siin olnud korralik põud, võib-olla eelmisel aastal ta lihtsalt oli väga, väga halval ajal, et olulises kasvufaasis. Kuidas, Toomas, sinu soovid teistele põllumeestele? See on ikka, et läheme edasi ja ka eks see ilmaolud on keerulised olnud ja ma isegi leian seda, et eelmisel aastal see väetamisest oligi tegelikult kõige rohkem mõjutab see ilmaolu ja tänasel päeval, et vaadata, et päris huvitav, et väga paljudel on herned maas, paljudel on kaerad maas, nüüd tuleb ka minul, et viimane kaerapõld oli liiga märg, et ei saanud külvata, et sügisel on jõle hea vaadata, et kas oli kasulik varakult külvata või ei olnud ja et millal see hernel õige aeg on, et täpselt, et kui veel väga pikalt, ütleme, see kaer maas on ja ta üles ei tule, et siis on hästi suur oht, et umbrohud saavad võitu, et ta nii kaua sealt kiratseb ja ta ei saa sealt korraga minema, et ta eesmärk oleks, et see kaer kiiresti tuleks välja ja saaks umbrohtud üle võimu, et aga eks aastad ei ole vennad, et eks loodame, et võrreldes eelmise aastaga tuleb see aasta parem ja loodame kõik, sest praegu, kui väljas vaadata, tundub, et on head taimekasvatusaastat loota ja täname siis teid kõiki, Toomas, Sten-Erik ja Ene, et tulite siia teistele rääkima ja täname ka kõiki kuulajaid ja kõik, kes soovite, siis me saame ka kohtuda veel 5.
juunil siinsamas lähedal Vigala kandis Erki Plaamuse põldudel. Baltic Agro teeb seal suure põllupäeva. Nii et see küll on tavatootjate põllupäev, aga ma usun, et sealt on ka mahetootjatel midagi õppida. Nii et kohtumiseni siis 5. juunil ja soovime tõesti siis veel kord kõigile head taimekasvatusaastat. Aitäh kuulamast! Põllupäevik